tere, Elle. tere, Eve. tere kõigile. Hõikan siia. Tere kõigile. Pole siin olnud ju eetris alates sellest saadik, kui ma olin palil. Tšau, Kaidi. Tšau, Lea. Tšau, Eve. Mul on hea meel teid näha. Tere, Helve. Ilusad inimesed. Tere, Tiina. Aitäh, et te seal olete. Kohe ei teagi, mida ütelda selle jutu peale. Et vana mina oleks hakanud kohe mõtlema, et mida mul oleks vaja teile ütelda. Aga nagu te olete näinud, on see vaikus olnud päris pikk. Ja ega ma siin Facebookis üldse olen üsna harva sõna võtnud, aga ma olen nüüd märganud seda, et mida harvemini ma sõna võtan, seda huvitavamaks läheb mu elu heas mõttes. Aga panin pealkirjaks täna rongilt maha, et rongilt maha astumisi on olnud ikka päris mitmeid. Kõigile tere, Eerik, tšau, Liia on ka seal, tšau. Hommikul ma märkasin ühte asja, et mul tekkis tohutu nagu tunne, et ma pean see eetrisse tulema, aga ma ei osanud, mul ei tulnud ühtegi mõtet, et mida ma peaksin rääkima või mis on mul tarvis ütelda. Ja selline huvitav olukord, ma ei tea, kas te olete saanud kunagi või kogenud sellist asja kunagi, et sind nagu surub kuhugi, tere Elle, surub kuhugi, aga sa päris täpselt ei saa aru, miks sa sinna minema pead. Ma olen hästi palju seda oma elus teinud, et ma olen sellele nagu järgi andnud, et ma lähengi selles suunas, aga nüüd on ülitihti, tere Merike, ülitihti tuleb selline olukord, kus ma nagu tunnen, et kas ma ikka pean ja nüüd ma panin selle pealkirja rongilt maha üldse selle mõttega, et eile mul tuli tohutult suur siuke inspiratsioon ja teadlikkus sellest, kui paljud meist üldse Evel on kell 00.04 ehk siis, et kui paljudel meil on üldse selline musi mässab mul siin kõrval. Mässab täiega. Eve on Austraalias, sellepärast sa seal oledki sellise kellaga. Ehk siis meil on tohutu tung ja jooks kuskile kogu aeg. Meie mõte vatrab, kütab, peab seda saavutama, õige on see, tuleks teha seda, tuleks teha toda. Mul oli siin üsna siuke, pärast palilt koju tulles oli üsna selline huvitav olukord, kus ma nagu tundsin, et ma ei taha mitte kellegiga kõnelda, ma ei taha mitte midagi teha. Ja reaalselt lülitasingi ennast välja sotsiaalmeediast ja lülitasin välja siis praktiliselt kõigest ja kõigist igasugustest suhtlemiskanalitest. Ja see, mis aset leidis, oli nagu tohutu rahunemine. Ja ma märkasin, kuidas mingisugune rong või mingi tramm minu sees nagu ütleb, et sa pead tegema. Kui ma siis jõudsin sellisesse kohta, et kõik need hääled, mis kisasid mu peas, et sa pead seda tegema, sa pead toda tegema, mida ma nagu aldilt olengi teinud. Ja selle mõttega ma tulengi sinu ette siia täna, et tunneta neid kohti, neid võib olla väga palju selliseid kohti. Üks kõige põhilisematest niisugustest salakavalatest sundijatest on meil raha ja sõltuvus sellest maailmast. Ehk siis see, et ma pean midagi tegema, see rong lihtsalt läheb ja kütab anyways nagu kogu aeg täieauruga. See kütab nagu meeletu hooga. Ja kui ma sealt rongilt maha astusin sellesse vaikusesse, see on nüüd nagu pisikene hetk, on ju korraks pärast palilt tulles, siis kuidas egomeel hakkas nagu dikteerima, et sul oleks vaja, ma isegi ei scrollinud ühtegi postitust, ma ei vaadanud ühtegi
kellegi mingisuguseid postitusi, ma mitte midagi ei like, ühesõnaga täiesti out. Ja mida see nagu tegi, teate, mis kõigepealt see ajas kogu Facebook ja Instagrami hulluks. Selles mõttes, et kõik hakkas vastupidiselt tööle. Ma räägin pärast teile, miks ma seda teile kõnelen. Sest et see rong, kus peal me oleme, selle rongi ja selle jooksmise pealt luuakse algoritme. Lihtsalt Facebooki näitena või Instagrami näitena oli see, et kõik on ju, toon näite, et te teate küll, kui palju õpetatakse seda, et tee nii, ole nii, postita nii, sellise sisuga. Mul sai sellest nagu nii kõrini. Mul sai sellest reaalselt nagu nii kõrini. Et kui sa nii teed, siis sa saad selle just turunduse mõttes, vaata. Aga maailm ei tööta enam selliselt. Elve just, oh my god, täpselt see on ju. Ja raha, kuidas me oleme sõltuvus sellest, et kuidas saada, kuidas nagu see, kuidas ma nüüd saan selle raha. Ma siiani märkan, et mingisugused asjad tulevad mulle pähe ja see on see maatriks. Aga nüüd algoritmides siis ma ei postitanud midagi. Ma ei postitanud mitte midagi. Nagu praktiliselt 1,5 kuud. Ja ei scrollinud ka. Aga kui ma nii-öelda siia Facebooki ja Instagrami tagasi tulin, siis mis oli juhtunud, et mul oli tulnud nii palju uusi jälgijaid, mis ei ole iseenesest mingi märk ega ei tähenda mitte midagi. Aga ainuüksi nagu see, et kõik on vastupidine sellele, kui paistab ja miski pole vastupidine sellele, kui paistab. Et ma olen nii palju rääkinud sellest külgetõmbest ja ma olen rääkinud sellest väljast, mida me loome, eks ju, ja ma olen rääkinud sellest sagedusest, mida me kanname kõik on ju. Aga praegu, mis loob, on ainult puhas väli. Ainult puhas väli. Ja selleks, et see puhas väli saaks ilmuda, sul on vaja rongilt maha astuda. Ehk siis kõikidest nendest alateadlikest, ma pean seda, ma pean toda. Ma pean olema nähtav, ma pean kirjutama sellest, ma pean ütlema, mida ma tean. Ma pean vastama sellele postitusele, ma pean jagama seda postitust. Ma pean midagigi ju tegema, on ju. Sest et see on kõik algoritm, see on kõik see mehhanism, ehk siis maatriks, mis ütleb, et sa ei tohi, sa ei saa, sa ei või ja siis on see lugu, mis seal taga on. Aga siin ongi see totaalne nii-öelda puhastumine. Sellest räägitakse hullult palju, aga üks sinu meele ja energia, siin on hästi palju tasandeid, sinu meele ja sinu energialekkeid on see, kui sa ükskõik kui spirituaalne sa oled, ükskõik kui vaimne sa oled, ükskõik kui tark sa oled, ükskõik kui teadlik sa oled. Aga kui sul on kuskil sees tung, Facebook, Instagram, sotsiaalmeedia, ma pean midagi postitama, ma pean tegema seda, ma pean seda, siis sa oled seal lõksus, kallis. Sa oled seal lõksus. Mina olin seal lõksus ikka päris, sest ma mõtlesin kogu aeg, ma märkasin, mida ma teen, miks ma teen seda. Ja täna hommikul oli ka veel tükk aega see mõte, et kas ma ikka siia laivi tulen, et miks ma siia tulen, miks ma sellest räägin. Aga ma hakkasin vaatlema 2 erinevat kohta iseendas, et kas ma teen seda selleks, et nagu kõnelda tõde, sest et see tõde särab mu sees ja see taipamine särab mu sees, kas keegi kuulab või ei kuule, mind tegelikult see ei huvita üldse. Aga et juhul, kui mõni inimene tunneb, et see on miskit, mille üle tasub mõtelda või kaaluda, siis sa oled juba teinud väga suure sammu iseenese energia väljapuhastamiseks. Ehk siis nii kaua, kuni me ei tee oma elus asju lõbu pärast. Et kui meil on endiselt meie maailmades on mõte, et ma teen, sest ma pean tegema ja ei tee lõbu pärast, siis sa istud maatriksis kinni. Ega maatriksis kinni istumine pole vale. Sa lihtsalt oled juhitud. Siin juhitakse, sinu meelt juhitakse, sinu teadvust juhitakse ja sa ei ole vaba. Sa ei ole vaba, suveräänne ja autentne. Ja kui sa seda teed, siis vaata, kas sa teed seda selleks, et midagi saada, kas sa teed seda selleks, et midagi saavutada, kas sa teed seda selleks, et pean vajalikuks missiooni tundes seda kuidagi inimestega jagada ja vaata, mis see teeb sinu energiaväljaga.
et küsi endalt neid küsimusi. Ja ma tahan lihtsalt kutsuda teid kõiki nii-öelda sotsiaalmeedia dieedile mingis mõttes. Rongilt maha, mitte ainult siis sotsiaalmeediast, vaid üleüldse igasuguse info tarbimisest. Täielikult rongilt maha. Et ma siis seda rongilt maha teemat olen uurinud ikka nagu väga põhjalikult, väga põhjalikult. Mida see üleüldse nagu tähendab, see rongilt maha tulek, eks ju. Et kui sa vaatad, igaüks vaatab ise enda elu, ja detailidesse siin ei lähe, aga see on üks väga suur teema, mida ma näen iseenda pealt, kogen iseenda pealt, oma elus kogenud, ka praegu kogen, kuidas nagu meel on manipuleeritud siis kuhugi suunas tegema midagi, millegi pärast. Ja seda, kui seda ei märka, siis sa lihtsalt lähed ja kaod. Ja see rongilt maha tulek on siuke sümboolne, see on siuke, kus sa nihutad reaalselt oma identiteeti, kus tekib see nii-öelda nihkumine. Ja mina isiklikult märkasin küll seda kohta, et issand jumal, ma 1,5 kuud ei postita ja ma ei tule laivi ja ma ei tee mitte midagi, et issand jumal on ju, et minu publik ja minu kõik see on kõik ego. Või siis spirituaalne ego, kes ütleb, et Kaidi on siuke, tuleb teha seda, tuleb rääkida seda. See on spirituaalne ego ja see on ka üks alakaval koht. Ja see on nüüd see koht, kus sa lõpetad reageerimise, et me oleme kõik sõltuvuses siin, reageerimises siin selles maailmas. Ja ma märkasin täna hommikul seda, kuidas ma olen teadlik, ma vaatlesin kõiki neid tundeid, reaktsioone, mis mu sees olid. Kui teadlik ma olen sellest, kuidas inimesed reageerivad. Ja vanasti ma läksin sellega kaasa. Kuidas inimesed reageerivad, kuidas on õieti reageerida, kuidas on valesti reageerida. Ja see on sotsiaalmeedias praegu nagu... Kui te vaatate kogu sotsiaalmeediat, kuidas kõik õpetavad kõiki, te näete seda kohta ja see on üks uus maatriks. Me justkui vabaneme sellest vanast maailmast ja tõuseme kusagile järgmisesse kohta avaramaks ja loome juba jälle iseendale uue maatriksi. Ja oleme juba jälle sõltuvad mingisugusest saavutamisest, mingisugusest valgustusest, mingisugusest õpetamisest, mingisugusest mina tean paremini, kuidas asjad käivad, on ju. Ja inimesed ütlevad, et ma lihtsalt ei jaksa enam, et infotulv on nii tohutu, et ma lihtsalt ei jaksa enam. Et ma tahan rongilt maha, ma lihtsalt ei jaksa enam, on ju. Ja selleks, et rongilt tegelikkusest maha tulla, ongi tarvis lihtsalt ise öelda iseendale stopp. Muud mitte midagi. Mitte midagi. Kõiges. Mul tuleb lähiajal 13 märts, siis õhtul kell 7, ma teen ühe sellise 90-minutilise online kõne, kus reaalselt energeetiliselt sul on võimalus siis reaalselt teha oma närvisüsteemile stopp. Et sa astud maha, et tegelikkuses meil ei ole tarvis füüsilises maailmas kuskilt nagu maha astuda. Meie närvisüsteem vajab lihtsalt seiskumist. Kui te kuulete siin nagu ähkimist selja taga, siis see on mu koer, kes ähib. Siis ta on lihtsalt nii põnevil oma elust. Eks ju? Et rongilt maha, et see on peatumine. Sa jääd seisma reaalselt. Ja sa lihtsalt ei jookse enam selle loo sisse, mis sa ise endale räägid. Sa lihtsalt ei jookse sinna sisse, sa lihtsalt ei lähe sinna sisse rohkem, on ju. Ja lõpetad igasuguse päästmise, ohvriks olemise, nii-öelda tõestamise, ehk siis selle peidetud ohvri kolmnurga, mille sees me kuskil häguselt veel kuidagigi oleme. Ma näitan teile, kuidas selles 90 minutis sa saad otse kohe näpu peale panna sellele kohale, kus see Kartmani kolmnurk ehk siis agressor, päästja ja ohver sinu sees endiselt võimust võtavad,
erinevates rollides ja kuidas sa selle näpu peale saad panna ja kuidas seda ise saad märgata ja muuta. Ehk siis see on niisugune identiteedikoodi, kuidas muuta iseenda identiteedikoodi. Ja mitte midagi muud ei ole rongilt maha astumine, ongi see, kui sa muudad oma identiteeti, ehk siis nihutad identiteeti. Ja sellega seoses veel, et see vana maailm, see kolmnurk, ohver, päästja ja agressor, eks ju, me oleme kõik need mingitel tasanditel olnud või osaliselt ma märkan iseenda pealt, kus ma olen seda nagu ikkagi mingites aspektides, mingites rollides, kas naisena või loojana või tütrena või emana või siis lihtsalt sõbrannana kusagil kellegi jaoks või siis kes iganes ma teile siin olen, jagan oma kogemusi elust, mis paljastab võib-olla teil endil mingisugused iseenda koode, mis sind enam ei teeni, eks ju. Et igal pool tahab esile tulla see ohver, agressor, päästja aspekt natuke. Et kuidas ta esile tuleb, ehk siis kui me astume rongilt maha, siis lihtsalt tea seda, et ohver ei taha rongilt maha tulla, mitte kunagi. Ta jääb alati sinna vagunisse ja kurdab selle marsruudi üle, alati, mis iganes siis on. Ja agressor, ehk siis see, kes on see nii-öelda võitleja, on ka see, kes ei tule rongilt maha. Tema ei taha kunagi tulla rongilt maha, ta tahab ennast peita rohkem ja tahab juhtida seda vedurit. Ja päästja ka ei taha rongilt maha tulla, sellepärast, et ta jookseb vagunite vahel ja üritab kõiki aidata. Et nüüd, kui me räägime seda, et mina otsustan seda, mitte see agressor, päästja, ohver, kus niimoodi vaikselt salaja, isegi kui ma olen nagu megaspirituaalne, mingi megavalgustunud omast arust, siis, või inimesed peavad siin mingiks kõrgeks tegelaseks, on ju, siis ma tahan lihtsalt öelda seda, et märkame seda, et see draama on lihtsalt nii läbi imbunud meist erinevates kihtides, et kuidas siis seda kõike märgata ja kuidas sealt maha astuda. Ja see on närvisüsteemi reaalne ümberõpe, on rongilt maha astumine. Ja see toimub 13. märts. Ma tean, et paljud teist tahavad ütelda seda, et ma olen juba sealt justkui maha astunud. Mina näiteks küll märkan seda ja ma märkan ka palju selliseid teisi inimesi, kes ikkagi selles draama kolmnurgas mingis hetkes on sees, on ju. Aga see on minu isiklik otsus, et ma nüüd aitab vaata, astume sealt välja ja puhastame selle. Ehk siis ega sellel draamal ei ole midagi nagu valet iseenesest, sest et vabalt võib seal olla, lihtsalt mina olen otsustanud, et ma kavatsen nagu olla nii suveräänne, nii autentne iseenda jaoks, kui veel võimalik on. Ja selleks, et seda näha, peame peatuma. Tuleb teha stopp, astuda maha ja julgeda teada, et siin on see perroon, kuhu ma astun. Sest siis sa hakkad nägema, mis siin maailmas päriselt nagu veel on. Ja nägema mitte ainult väljapoole, vaid eelkõige sissepoole. Sa hakkad nagu aru saama paljudest sellistest kohtadest, kus nagu see ei ole üldse sinu mäng. Ja see koht rongilt maha. Ma küsisin täna hommikul endal mõttes sellise küsimuse ka, et mis on tarvis nagu kogu ühiskonnal, vaadake, mis maailmas toimub, on ju. Mitte ainult minu isiklikult, vaid et mis on tarvis või mis on nõutav, et nagu see nüüd kogu see värk seisma jääks, et see peatumine toimub, et see identiteedi nihe toimub ja see ühiskonna nihe toimub. Siin ei ole vaja mitte midagi muud, kuid kuskil 10% ühiskonnast lihtsalt jääb seisma, lihtsalt ei lähe selle mänguga kaasa. Ja tegelikkuses ei ole isegi mitte nii palju, vaid tegelikkuses on tarvilik ainult mingi tuuminimesed, kuskil 10–15 inimest, tuumisikut, kes on nii-öelda nii keskses kohas, et nad mõjutavad kogu ümbritsevat, et kogu see hullus saab nagu peatuda. Ja see rong saab tühjalt edasi sõita nendega, kes sinna on valmis või tahavad seal peal istuda. Sest et ja kui te tunnetage seda energiat, eks ju,
ja see rongilt maha tulemine tähendab tegelikkuses mitte midagi muud, kui ma ei kanna enam seda lugu iseendaga nagu. Ja neid lugusid erinevatel tasandites ja rollides me räägime omale oi kui palju. Et ma ei kanna enam seda lugu, et mis minuga tehakse, on ju. Minuga tehakse seda. Või et ma ei pea kedagi päästma, et tunda oma väärtust või ma ei pea kedagi ründama, et ennast kaitsta, on ju. Ja ma ei pea kiirustama, et olla oluline ja ma ei pea midagi. Ma ei pea nagu jooksma paanikas ja muretsema raha pärast, vaid ma lihtsalt olen ja loon. Et ma kutsun teid sellele õhtule ja siis on mul tulemas ka pärast seda selline pikem, keda tõeliselt huvitab see koht, kus sa seiskud. Seiskud turvaliselt nii, et ma tean seda närvisüsteemi kohta, et kui su keha on harjunud tormama ja sa järsult peatud, siis appi, mis nüüd saab, vaata. Issand, mis nüüd saab, mis juhtub mu perega, mis saab mu suhtest, mis saab mu tööst, mis saab rahast, kuidas see kõik nagu ennast välja kannab. Ma teen ühepäevase iseenda, kuidas ma selle pealkirja nüüd panin, rongilt maha, peatus iseendaga. Ehk ju iseenda sees, sa tuled kohale iseendaga. Ma teen selle oma kodus, see on siis 28. märtsil ja see saab olema kindlasti väga energiat muutev ja kohale tulev, kohale toov, sest ma enam jaolt istun siin ihuüksi kogu aeg. Ja minu jaoks on nagu see koht, kus ma olen ihuüksi ja sellest maailmast, sellest välisest rongist olen nii eraldatud või eraldunud, et vahepeal tekib tunne, et mul on nagu, et imelik on, et ma ei olegi kuskil rongi peal. Ja samal ajal, kui ma kohtan teisi inimesi, siis ma tunnen nii selgelt seda jooksu, ja samal ajal ootusi, et no mis sa meile nüüd räägid, mis sa nüüd ütled, mis sa nüüd nagu teed, vaata. Ja vaadake selle projektsiooni ja selle ootuse palge ees, sa oled rahus, täiesti rahus. Sa märkad kõike, mida maailm sinult ootab. Maailm tahab, et sa tahaksid seda, mida nemad tahavad, et sa tahaksid. Maailm tahab, et sina tahaksid seda, mida nad tahavad, et sa tahaksid. Ja kui sa nagu selle koha läbi näed, et ahah, ja sa oled ikka oma teljel. Teed seda, mida sina pead targaks. Ilmselgelt see mõjutab süsteemi. Ilmselgelt see raputab kogu algoritmi. Ilmselgelt see paneb kõik hammasrattad vastupidi tööle. Eriti, kui sa oled selline selge, puhas, terav, konkreetne ja oma teljel. Kõneldes seda energiat ja tõde, mida sa kannad. Seda vabadust ja tingimustet armastust, suveräänsust, seda ehedust, kes sa oled. Püüdmata olla kellegi moodi või olema kellegi reaktsioon või ootus. Et see on see koht, kuhu ma sind kutsun. Et rongilt maha. Mulle kirjutatakse väga palju, et issand Kaidi, ma tundsin selle koha ära, kui sa oled ihuüksi iseendaga. Sest see on kõige suurem julgus olla. Seisadki seal perroonil ihuüksi, rong läks. Ja mis nüüd siis edasi? Sest edasi viib sinna ainult sina. Mitte see rong enam. Mitte see mugavus, mitte see sisseharjutud kindel rütm. Kus on need tegevused ja kus on kõik need asjad sulle justkui nagu muuseas harjumuspärane, eks ju. Ja mind on inspireerinud ka viimasel ajal eriti palju see asi, et kuidas elada täiesti sõltumatult välisest maailmast. Ehk siis õppida elama ka rahus siis ja tulema toime, saama hakkama. Ka siis, kui mul pole elektrit. Ka siis, kui mul pole nagu senti raha. Et kuidas luua oma elu selliselt. Või et kuidas elada nii, et sa ei sõltu välisest maailmast. That's it. Lennukitest, autodest, temperatuurist. Kuidas elada nii? Kas me oskame omale nagu riideid valida? Kas me oskame, ma ei tea, lõket teha? Kas me oskame
hapendada toitu, kas me oskame ehitada ahjusid. Ma ei tea, mul tulevad sellised mõtted. Kas me oskame loodusest suvel korjata kõik vajalik toiduks? Kas me oskame kasvatada toitu? Kas me mäletame seda, mis on tegelikult kogukond ja kokkuhoidmine ja ühe teisele heategude tegemine? Kas me mäletame seda, kuidas kuidas on see, kui talvel ei lähe nagu WC-sse, kus on vesi ja soe, eks ju, vaid teed hoopis teistmoodi oma hädad. Ehk siis, kui need oskused, teadmised ja valmisolek on olemas, siis sa oled tegelikkuses vaba. Mis ei tähenda seda, et sa pead seda elu valima. Aga kui sa satud maailma, kus on mingi teatud olukord, kus sul ei ole neid asju, siis sind ei mõjuta mitte ükski riigipööre, sind ei mõjuta ükski, ma ei tea, pomm, sind ei mõjuta ükski, ma ei tea, elektri hinna tõus või mis iganes asi. Et veel kord ma ütlen, et ma ei taha ütelda seda, et me peaksime hakkama nüüd mingist kuskil kivikoopas elama, on ju. Vaid seda, et kas sa julged olla nii suveräänne, et sa jääd iseendaks, mis puudutab elu siin planeedil Maa, mis puudutab nagu seda, kes sa tegelikult oled, mis me südames tegelikult kanname ja mis tegelikult on väärtus, siin selles hetkes praegu selle inimesena, kes ma praegu olen. Jube mugav on teha siin laivi praegust internetiga, eks ole ju? Rongilt maha. Millised ronge me veel sõidutame, kus peal me veel istume? Ma panen siia alla ka siis lingi, kus kohal saab siis sellele sündmusele registreeruda, seda saab ka järgi vaadata ja siis ühepäevane sündmus tuleb väga transformatiivne. Ma valmistan seda juba praegu ette, sest et see muudab reaalselt kogu su identiteedi, siis mis on 28. märtsil. Ütleb Elve, oh my god ja raha ja Eve, oh ja, kuidas märkan siin ajajoonte lainetamist, kes tahab õige olla, vaat nii peab olema, elama olema. Ja õpime ära ühe lause, selle lause nimi on ja mis siis? 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 Kui mina oleksin mina, mida ma valiksin. Sellega ma praegu lõpetan. Nii vahva, et teid oli siin nii palju siin praegu vaatamas, lausa 12. Ja jagage mulle siia, mis mõtted teil sellega tuleb, selle rongilt maha astumisega. Inimesed kirjutavad mulle, et issand, ma tegin selle kannapöörde ja see on lihtsalt parim otsus mu elus, eks ju, või et kuidas sa julgesid, Kaidi, seda teha. Need kannapöörded on mu elus olnud palju. Või pisemaid või väiksemaid või rongilt maha tulemisi ja elada totaalselt oma elu, täiesti omal teemal, täpselt seal, kus ja rongid kihutavad mööda ja see puudutab mind üldse, eks ju. Igal juhul aitäh teile kõikidele ja ma arvan, et järgmise hetkeni, et mida me iseendana tegelikult kanname, kui me seda vibratsiooni lubame endale, seda iseendaks olemist ja seda iseenda suveräänsust. See on mõõtmatu ja me peame siia ja vedab täiega maha, ma tean, et see on mõõtmatu ja see ei ole midagi, mis on kognitiivne, mõistate, see on sina ja sinu elu. Aga praegu ma lobiseksin veel lõpetusse ja ütlen tšau teile, imelist olemist.